Tere, tänases videos saate teada, mida ma plaanin lugeda märtsikuus. Märtsikuu plaanid on üsna mahukad ja suured, kuna ma olen suutnud jaanuaris ja veebruaris olla natukene laisk ja mitte lugeda nii palju, kui ma tahtsin. Aga loodame märtsi peale. Jah, igatahes. Nagu te juba arvatavasti olete näinud eelmisest videost, mul on siiamaani veel raskusi Hilary Mantelli Wolf Halliga, aga õnneks need raskused ei ole väga suured, teda on jäänud mul lugeda natukene üle 100 lehekülje, nii et kui ma seda 100 lehekülge märtsis läbi ei loe, siis ma ei tea, mis ma teen, ma annan alla. Siis lõpuni läheb sel kuul ka lugemine The Queens of Innis Leariga, mis jõudis minu kätte nii hilja, et ma lihtsalt ei jõudnud seda õigel ajal alustada ja ei saanud veebruaris seda läbi lugeda. See läheb siis Shakespeare'i ümberjutustuse uusversiooni inspiratsiooni alla. Ja siis Tallinnast leitud raamat, mis hetkel ei ole ühegi teemapunkti all, mis on lihtsalt pooleli 10 Things My Cat Hates About You. Kui ma saan selle mingisuguse teemapunkti alla, siis on väga tore, kui ei saa, siis loen lihtsalt niisamuti. Samuti pooleli hetkel on Vendade Strugatskite Hab of Lynn, see on mul töö juures, tagasi viisin ja seal siis jätkan vaikselt lugemist. Loodan nüüd mõne nädalaga selle kindlasti ära lõpetada. Kui väga veab, siis äkki selle nädala jooksul. Ja hetkeseisuga see on praegu kõik, mis mul on pooleli. Jah. No, eraldi tuleb veel juttu noortekohviku märtsikuu raamatust. Selleks on nüüd ingliskeelne variant Becky Albertalli Simon versus Homo sapiens ja agenda. Homo sapiensi vandenõu, eesti keele ja inglise keel seguneb. Aga igatahes see on mul loetus. Becky Albertalli on üks mu lemmikautoreid noortekate kirjutajate seas ja ma loodan, et see raamat meeldib ka noortekohvikulistele. Nii, ja nüüd siis video huvitavam osa. Ehk mis ma peaksin seekuu lugema kohustuslikust lugemise väljakutse nimekirjast. Ma loodan väga, et tulevad õhukesed raamatud. Ma küll lubasin eelmine kuu, et ma võtan seekord 5 teemat, aga kuna ma olen olnud nii laisk ja paha, et ei ole jõudnud läbi lugeda neid raamatuid, mis mul on pooleli, siis ma võtan ikkagi 4 teemat ja proovin suvel järje peale saada. See arvatavasti ei õnnestu, sest suvel on mul tavaliselt väga raske lugeda. Aga nagu ikka, minu pall kast, minu lugemise teemadega. Ehk siis siit tuleb 4 teemat. Loodame, et on minu koduriiulist, kui ei ole, siis saab raamatukogust. Nii, see on esimene teema. Vaatame, ehk siis märtsikuusse on nad selline. No, kas sa soovid ära? Nii, ja see on raamat, mille pealkirjas on mõne Euroopa riigi linn. Las ma mõtlen, kas mul on midagi sellist. Mul on üks asi, aga ma ei taha seda võtta. See on nii paks. Kas mul on midagi õhemat? Sest et ma ei taha. Aga mul vist ei ole midagi, mis oleks õhem veidikene. No, lepime kokku niimoodi, et ma võtan selle raamatu ja ma alustan tema lugemist märtsis, aga mitte keegi ei saa nõuda, et ma lõpetaksin ta märtsikuus. Et see Euroopa riigi linna pealkirjaga raamat on Edward Rutherfordi London. Siin on
üle 900 lehekülje, palju õnne mulle. Aga arvestades, et ma lugesin Rutherfordi New Yorgi läbi 4 päevaga ja mis oli võib-olla ehk veidi õhem kui see raamat, siis on täitsa võimalik, et kui ma saan järje peale, siis ma olen võimeline sellega nädala ajaga läbi lugema. Pöidlad pihus, loodame, et läheb nii, nagu ma loodan. Järgmine võiks olla õhuke. Nii, võtan. Nii, vaatame, mis siis see tuleb. Selline teema. Ja see on siis 6. teema. Üks raamat Dostojevski, Turgenev, Tolstoi, Tšehhov. Mul ei vea see kuu kohe üldse. Mul vist endal ei olegi midagi Dostojevskilt ega neilt. Jah, neid mul paraku ei ole, nii et siinkohal umbes kohe varsti tuleb tegutsema minu tulevik, ehk siis ma homme otsin raamatukogust midagi, mis läheks selle teema alla. Ja nüüd olen mina. Märtsikuus Ivan Turgenevi raamatuks valisin Mumu. Nii, 4. teema. No palun. Nad ei saa kõik nii jubedad tulla see kuu. On, võtame. Nii pidi. Ja selline. Nii, ja see on ajalooline kriminall. Mul vist isegi on midagi sellesse kategooriasse. Las ma mõtlen natukene. Nii, ma praegu ei leia, aga ma arvan, et ma loen siiski midagi inglise keeles. Ehk siis taaskord see koht videos, kus nüüd tuleb minu tulevik ja ütleb teile, mida ma siis lõpuks välja valisin ajaloolise kriminaalli teemasse. Palun. Ajaloolise kriminaalromaani teemasse valisin Mitfordide mõrvalood Juhtum rongis. Ja viimane teema, mille ma juba võtsin välja, ma ei tea, näidanud teile kasti, on selline. Vaata, kas see nii. Ja see on 100 aastat Jaan Krossi sünnist. Siin ma lähen arvatavasti selle kergema vastupanu teed. Ma ähvardasin vahepeal, et kui niimoodi läheb, siis ma loen seda, aga Jaan Krossi teosena ma loen Mardi leiba. Mul ei ole seda käepärast, see on töö juures raamatukogus, mul seda ei ole. Aga jah, Jaan Krossi raamatuks läheb mulle see kuu siis Mardi leib, mis on õhuke ja lasteraamat ja loodetavasti läheb selle lugemine kiiresti. Siin vahepeal jutu ajades tuli mul meelde, et mul on veel üks asi, mis kasvatab minu lugemist ootavate raamatute nimekirja absurdselt suureks, aga see on minu selleaastane needusraamat ehk siis Lumeõde. On siin samas. Oot, ma olen seda juba mitu korda näidanud, nii et veel kord ei tee paha. Äkki ma seekord jõuan ta lõpuks kätte võtta. Kuigi arvestades, milline hunnik mind ootab, siis see on vähe tõenäoline. Aga, et näidata teile siis oma hunnikut, miinus mõned üksikud raamatud. Minu hunnik on hetkel selline, et jah, nad on paksud, päris palju on suuri ja pakse raamatuid ja siis tuleb juurde veel ajalooline kriminall ja mis see teine viimane oli? Mõni Dostojevski või Turgenev või Tšehhov.
Ma püüan seal võimalikult õhukese raamatu võtta. Midagi, ma loodan, et neil on midagi õhukest. Aga aitäh, et olite minuga ja vaatasite pealt minu suuri kannatusi. Ma tõsiselt lootsin, et see kuu ma saan ennast natukene rahulikumaks sättida, aga tuleb välja, et ma hoopis seisen silmitsi veel suurema õudusega kui varasematel kuudel. Aitäh ja nägemist! Nii, ja viimaseks asjaks tulevikku mina täpsustab minevikku mina. Nimelt taaskord läks meelest ära Saatusesepa väljakutse raamat. Kuna märtsikuus ma suutsin endale tekitada üle 400 leheküljelise raamatu, mis ma nüüd lugema pean ja mille kirjanik ei tohi olnud elada samal mandril nagu veebruari kirjanik. Ehk siis mulle jäi lõpuks Aafrika ja Austraalia. Ma valisin Austraalia ja Austraalia kirjanikuks Markus Susaki ja Bridge of Clay. See on mu enda isiklik raamat ja ammu on aeg see läbi lugeda.